Vana tõde on, et Eesti suved on üsna vihmased ja pilvealuste ilmadega. Võiks isegi öelda, et nagu nigela suusailmaga suved on meil. Aga selline päev on ideaalne, et uurida Pärnu päikesepargi kompleksis, kas kaasaegsed päikesepaneelid sellise ilmaga toodavad energiat või ei tooda. Tere, Maido! Kuidas värk on? Ei, absoluutselt, et tegelikult päikesest elektrit toota annab iga ilmaga. Lihtsalt see üks kriteerium, mis peab olema, on see, et valgust oleks. Et kas sajab vihma, on pilvine väljas, paistab päike, et igat moodi saab. Elektrit me saame toota, lihtsalt see kogus, mis me toodame hetkes, see varieerub ja muutub. Tegelikult varieerub päikesevalgusest energia tootmine mitte ainult ilmaga, vaid ka aastaaegade lõikes. Kevaditi toodavad päikesepargid 35, suvel 40, sügisel circa 15 ja talvel kuni 10% kogu aasta toodangust. No tegelikult, Maido, teile võib ju õnne soovida. Me oleme praegu Eesti gaasi kõige esimeses päikeseenergiapargis. Kui palju energiat see park toodab? Ära toita ligi 1500 majapidamist. Muidugi me ei suuda tagada siis kogu selle 1500 maja aastaringset energiavajadust, mis tähendab seda, et ikkagi talvekuudel on vaja siis alternatiivset energiaallikat ja suvekuudel jällegi meil on üle seda. Siin päiksepargis toodetud elekter siis suunatakse elektrivõrku, ehk siis see on võrku tootav päiksepark. Alternatiiv võiks olla, et me ehitame selle päiksepargi otse siis mõne tarbija külge ja sealt me anname selle energia otse siis elektri tarbimiseks koha peal. Päikesepargi ülesehitus on alternatiivsetest energiatootmise viisidest üks keskkonnasõbralikemaid. Paneelid on õhukesed ja kerged, neid saab lisaks spetsiaalsetele alustele paigaldada kas või majade katustele või seintele. Paneelid ei ohusta linde loomi, nad ei tee müra ega riiva liigselt silma. Lisaks üks oluline argument, kütus ehk päikesekiirgus on piiramatult kasutatav, kuna sellel puuduvad keskkonnaalased piirangud. Päikesepark ise koosneb põhiliselt 3 komponendist. Et kui vaadata ka neid aluseid siin, siis põhiline komponent on päiksepaneel. Päiksepaneeli ülesanne on siis muuta see valgus, mis päiksepaneeli langeb elektrienergiaks. Teine komponent on see kinnituskonstruktsioon, et põhimõtteliselt täna me võime igale poole neid päiksepaneele paigaldada, kõik lahendused on olemas. Ja 3. komponent siis on vaheldi, ehk siis levinud nimi on inverter tal ja inverteri ülesanne on siis muuta päiksepaneelist tulenev elektrienergia võrgu kvaliteedile vastavaks elektrienergiaks. Pärnu päikeseenergia kompleksis on kokku umbes 13 000 päikesepaneeli ja see on Eesti suurim päikeseenergiapark. Kui kõik paneelid üksteise kõrvale laduda, saab 25 kilomeetrise rivi ehk siis Tallinna kesklinnast laagrisse ja tagasi linna ka. Kompleksi pindala on 34 hektarit, millest paneelide alla on 2 sektorit ehk 4 Tallinna Raekoja platsi suurune ala. Päikeseenergia kompleksi rajamiseks investeeriti pea 4 miljonit eurot. No nagu ma alguses ütlesin, et Eesti suved koosnevad meil üsna nigelast suusailmast ja nüüd vihma sajab, aga need paneelid õnneks pakuvad ka väga head kaitset. Sa enne mainisid, et mujal maailmas peetakse nende paneelide all loomi. Ei, absoluutselt, see on ju selline hea kombineeritud maakasutus, et ühest küljest paneme siia siis tootmismooduli, toodame elektrit siin ja teisest küljest siis viime ka selle loomakasvatuse siis samma ala peale. Kas Eesti gaasil ka selline plaan on oma paneelidega või anname täna mingi veksli välja, et järgmine aasta on lambad peal või? Täna ei ole seda plaani veel pidanud, aga miks mitte, miks mitte, jah. No kuidas sellise päikesepargi ehitamine üldse käib? Tavaliselt, mida me teeme, me lihtsalt maa sisse kas rammime, puurime, kruvime vaiad. Aga kuna see kompleks ja ala on natuke eriline, see on endine prügila, mis on kinni kaetud, siis siin me ei saanud minna sügavamale kui 0,5 meetrit maa sisse. Ja selle tõttu, kui vaadata nüüd neid paneele, siis need on siis paigaldatud ja fikseeritud maha betoon alustega ja see tagab siis selle, et nad tuulega meil paigas püsiks. Kui efektiivsed need päikesepargid üldse on? Neid tegelikult tuleb ju praegu nagu seeni peale vihma. Kui palju päiksepark üldse elektrivõrgus on, et seda on üsna keeruline öelda, sest et igapäevaselt liidetakse järjest uusi ja uusi. Hiljaaegu ma kuulsin alles, et oli uudis, et jaotusvõrguga, mis on siis see väiksem elektrivõrk, on liidetud siis rohkem päikseelektrijaamasid kui muid tootmisüksusi. Ehk siis päike on nii-öelda maratoni eesotsas. Järgmisena on tuul kindlasti. Jah, siin keeruline juba öelda, et on kindlasti hüdrojaamasid ja teisi alternatiive. Aga päike jõudsalt see protsent oli äkki 35% kogu tootmisüksustest. Üle 50 megavatti oli päikseelektrijaamasid võrguga liidetud jaotusvõrguga
ja kui me võtame, et selle pargi võimsus on 4 megavatti, siis noh, ligi 1/10 võiks olla see park. Eesti Gaasil on lähiajal plaanis tuua turule üks uus teenus, mis võimaldab korteriühistutel näiteks endale teie kulu ja kirjadega teha päikesepargi. Et tegelikult meil on turul juba uus toode. Meil selle toote nimi on Oma Päike. Ja selle tootega me pakume siis äriklientidele, korteriühistutele võimalust tarbida lokaalselt päikeseelektrit. Ja see sisu seisneb selles, et Eesti Gaas ise investeerib, projekteerib, paigaldab tootmisüksuse kliendi kinnistule, kas see on katus, kas see on maapind ja meie hakkame see elektrimüüjaks seal kinnistul. Sellega see klient või tarbija võidab siis võrgutasudelt, kuna me võrku ei kasuta. Me toodame elektri lokaalselt ja edastame selle otse tarbijale. Lisaks sellele on ka muidugi kliente, keda huvitab rohemajandus. Ja kui me võtame korteriühistut, siis tegelikult me saame ka parema hoone energiatõhususe sellega. Ja kuna see päikseenergia on sessoonne, siis see tähendab, et see klient jääb ühendatuks ka elektrivõrguga, ehk siis elekter, mida ta parasjagu päikseelektrijaamast ei saa, mis tal puudu jääb, selle ta saab võrgust. Seda lahendust lähemal ajal ka eramajadele pakkuma hakatakse, ma oleks kohe käpp. Ma arvan, nende eralahendustega läheb veel aega, sest et ega me pakume süsteeme teatud alates mingisugusest suurusest ja kindlasti, kui me jõuame sinnamaani, siis me ka tuleme eralahendustega välja.